Kosmoseuudised. Sellel aprillikuul on väga palju põnevaid kosmosega seotud sündmusi tulemas. Juba aprilli 2 esimesel nädalavahetusel on võimalik väikeste kosmosehuvilistega tulla Tartu observatooriumisse endale Kuu või Marsi baasi ehitama. 10. aprillil leiab aset esimene Eesti astrobioloogia päev. Selle kohta leiate rohkem infot internetist. Aprilli lõppu jääb väga palju põnevaid teaduse ja kosmosesündmuseid. 21–22 aprill toimub AHA keskuses õpilaste teadusfestival. 24. aprillil leiab aset Tartu observatooriumis järgmine tähtedeõhtu ja 25. aprillil toimub Energiaavastuskeskuses suur kosmosepäev. Ja 28. aprillil tuleb väga äge sündmus, kui toimub CanSat Estonia lõppvõistlus. Mida aga saab taevas vaadelda? Aprillis paistavad väga heledalt Veenus ja Jupiter. Veenust saab näha vahetult pärast päikese loojakut läänetaevas. Jupiter paistab aga jätkuvalt kaksikute tähtkujus. Aprillikuus muutub aktiivseks ka Lüriidide meteoorisadu, mille maksimum on 20–21. aprilli paigas. Ja tegelikult saab aprillis ka juba Eta Aquariidide meteoorisadu näha. Küll aga jääb nende maksimum tegelikult maisse. Kui läheb hästi, siis võib ehk ka aprilli alguses näha taevas ühte komeeti. Nimelt C2026 A1 Maps. See avastati juba jaanuarikuus, aga kas me seda näha ka saame, sõltub sellest, kas see elab üle 4. aprillil oma väga suure lähenemisele päikesele. Küll aga nüüd kosmoseuudistest. Aprilli alguses on võimalik, et stardib Artemis 2 missioon. Artemise programmis toimusid küll mõned muudatused, aga üldplaanis eesmärk, et inimesed jõuavad Kuule, siiski kehtib. Lihtsalt vahele tuli Artemis 3 missiooni muudatus, kus Artemis 3 katsetab põkkumisi kuumaanduritega ja Artemis 4 jätkuvalt peaks startima 2028. aastal. Aga uudse lisandusena peaks juba 2028 aasta lõpus siis ka startima järgmine missioon Kuule. Huvitavat saab ka teha nüüd Galaxy Zoo projektis. Nimelt on seal avanud uus projekt Tidal Tales, kus on võimalik huvilistel kaasa aidata teaduse tegemisse. Nimelt saab seal vaadata Euklidi kosmoseteleskoobi tehtud pilte ja tuvastada piltidelt, kas galaktikate vahel on toimunud ehk põrge või on seal näha mingeid loodelisi struktuure, näiteks saba või halo. Ja sellega on aprillikuuks kosmoseuudistega kõik.